Nii, tere hommikust. Täna siis nii soe, mõnus soe ilm. Ja seoses selle ilmaga siis kuidagi tekkis mõte, et ma jagan sinuga sellist väikest kohalolu mõtet, et viimasel ajal on ikkagi see tulnud kogu aeg, et ma näen, et inimesed, me teame, öeldakse ole kohal. Mis siis tähendab ole kohal, on ju? Et mis tähendab olla kohal üldse? Ja ma ise olen teinud väga palju erinevaid kohalolu praktikaid ja kõige parem kohalolu on seoses sellega, kui sa oled kontaktis kehaga. Nii et hingamine ja kui see mitte lihtsalt hingamine, ma nüüd hingan, vaid ka selle hingamise jälgimine, oma keha jälgimine. Mis su kehas toimub? Hästi nagu fookus, kogu fookus kehale. Ja kui sa nüüd selle kogu fookuse paned kehale, siis sa tuled ära sellest oma peavadinast tegelikult ja vot see on see kohalolu. Et ma tulen ära sealt minevikust, tulevikust, oma peavadinast, oma mingisugusest sellest, mida me siin endale kogu aeg tahan rääkida. Ja tänu sellele siis ma olen ka kohal. Nii et see kohalolu on väga tähtis selleks, et ära katkestada see välismaailma mõju antud ajahetkel ja see mõju ka enda peas. See tähendab seda, et need lood, mida ma endale räägin oma mineviku, tuleviku kohta ja lihtsalt tulen ja hingan. Nii et võid korraks teha seda, tulla täiesti kohale. Nii, ratas tuleb. Ma tulen ka kohale, jälgin ratast vahepeal ja näiteks need igasugused välised asjad ka, mis siin praegu toimuvad. Et kui sõidab näiteks ratas mööda, siis ongi nii, et sa pead olema kohal. Liiklus pead olema ikkagi kohal, on ju. Mitte ainult sa oma peas istuma. Nii et see on see koht. Ja väga paljud asjad toimuvad sellepärast, et me ei ole kohal. Õnnetused, muud asjad. Ja meie keha on imeline, ta annab meile märku sellest, kui me ei ole kohal, tekivad igasugused kehavaegused, valud. See kutsub mind kehasse, see kutsub mulle pöörama tähelepanu kehale ja vaatama seda kohta endas, et mis on see, kus ma olen ennast kaotanud, kuhu ma olen ennast ära uputanud, millistesse mõtetesse ma olen ennast ära kaotanud, mineviku, tuleviku, väga sagedasti just mineviku, proovides parandada seda, mida seal parandada ei ole võimalik. Nii et hingamine ja ma hingan selles mõttes, et ma jälgin seda kohta, et ma tulen väga selle hingamise juurde. Ma hingan nagu ükskõik kuidas läbi suu ja võib-olla ma jälgin lausa seda õhu liikumist. Läbi nina näiteks on ülihea seda jälgida. Tõmban sisse, jälgin seda õhuvoolu ja siis välja. Ja kui ma teen seda mõned korrad isegi, siis see pinge ja ärevus läheb ka juba väiksemaks. Nii et see kohalolu on mega tähtis, oluline ja meie keha on imeline kohalolu instrument. Nii et kui sa rohkem tahad minu kohta teada, siis uuri minu kodulehte ja see on siis Kairi Kuusma, lõpus on 1 A ja siis mina olen Kairi, energiakehade praktik, nii et oled oodatud.